Putin püüdis luua narratiivi Venemaa vältimatust võidust Ukrainas. Venemaa purustaks Ukraina kaitse. 2026 aastal kuulutas Putin kõva häälega. Venemaa juht soovis näidata jõudu, kuid 2026 aasta on näidanud, et tema suured kuulutused olid tegelikult meeleheite märk. Midagi on Venemaa rindejoonel katki läinud ja paratamatut võitu aastal 2026 ei tule. Ukraina on nüüd sõda võitmas ja eksperdid on selgitanud, miks see nii on. Kõik taandub edusammudele lahinguväljal. Venemaa teeb neid palju vähem ja Ukraina kogub hoogu. Vene poolel näitavad Sõjauuringute Instituudi ehk ISV eksperdid, kellel on vastavad andmed, kui suur vale on Putini väited võidust aastal 2026 tegelikult olnud. Tegelikkus Venemaa jaoks on see, et viimase 6 kuu jooksul on tema edusammud Ukrainas oluliselt aeglustunud, kuna Ukraina on rakendanud laastavat kaitset ja võimsat pealetungi, viies lahingu, mille Putin väitis olevat peaaegu võidetud, tagasi Venemaa enda territooriumile. ISW vaatleb ajavahemikku oktoobrist 2025 kuni märtsini 2026 oma 31. märtsi hinnangus Venemaa sissetungile Ukrainasse. Starlinki ligipääsu kaotuse ja Kremli katsete taustal piirata Telegrami, mis mõlemad on rindel kaost põhjustanud, on Putini vägede edusammud aeglustunud. Kõnealuse 6 kuu jooksul hõivas Venemaa 1929,69 ruutkilomeetrit ehk umbes 745 ruutmiili Ukraina territooriumi. See tähendab keskmiselt veidi üle 124 ruutmiili kuus või nagu ISW ütleb 10,66 ruutkilomeetrit päevas ehk veidi üle 4,1 ruutmiili päevas. Võid küsida, mis siis probleem on? Need arvud näitavad ju ikka, et Venemaa liigub edasi. Sul on õigus, nii see ongi, aga pea meeles seda narratiivi, mida Putin on püüdnud kujundada. 2026 pidi olema aasta, mil Ukraina kaitse lõpuks kokku variseb. Kui me aga võrdleme neid edusamme sellega, mida Venemaa saavutas aasta varem, hakkame nägema selle konkreetse narratiivi auke. ISW eksperdid võrdlesid andmeid 6 kuu kohta kuni 2026 aasta märtsini, sama perioodiga 2024 aasta oktoobrist kuni 2025 aasta märtsini. Nad vastasid, et Venemaa väed suutsid selle perioodi jooksul vallutada 2716,57 ruutkilomeetrit ehk peaaegu 1049 ruutmiili Ukrainast. See teeb ligikaudu 175 ruutmiili kuus, mis on 14,9 ruutkilomeetrit ehk 5,75 ruutmiili päevas. Sa hakkad siin probleemi nägema. Venemaa peaks justkui olema Ukraina murdmise äärel, kuid selle lahinguvälja edusammud räägivad hoopis teistsugust lugu. Tegelikult näeme siin, et viimased 6 kuud on olnud Venemaa jaoks enneolematu läbikukkumine. Oktoobrist 2025 kuni märtsini 2026 on Venemaa vallutanud 300 ruutmiili vähem kui sama perioodi jooksul oktoobrist 2024 kuni märtsini 2025. Seda hoolimata sellest, et Venemaa saadab Ukrainasse rohkem kaugmaadroone kui kunagi varem, sealhulgas 24. märtsi rünnak, milles kasutati peaaegu 1000 drooni. Selliseid rünnakuid suurendati talve jooksul, kui Venemaa püüdis avaldada survet Ukraina vägedele, hirmutades riigi kodanikke elektri- ja küttekaotusega. Ükski neist strateegiatest pole toiminud. Kaugel sellest, et Venemaa lakkamatute rünnakute tõttu oleks Ukraina lõplikult alistatud, seisab Ukraina mitte ainult kindlalt vastu, vaid tekitab aeglasemate Vene edasitungide taga probleeme, mis panevad Putini pead kratsima. Jõuame nende probleemideni varsti, kuid praegu viib see kõik Ukraina sõjas murdepunktini. Ja et olukord Venemaa jaoks veelgi hullemaks muuta, on märts kaasa toonud kevadpealetungi alguse, mis pidi Ukraina jaoks kõik lõpetama. Ja siiski on edusammud palju väiksemad kui vaid aasta tagasi. Me näeme, kui väga Venemaa üritab näidata, nagu nad tõesti edeneksid taas ka numbrite järgi. Nii Kiev Independent kui ka RBC Ukraine on teatanud, et Venemaa suurendas märtsis oma rünnakute arvu. Esimene neist teatas 23. märtsil, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sirski kinnitas, et Venemaa maismaajõud alustasid artikli avaldamisele eelnenud 4 päeva jooksul 600 rünnakut. See ei läinud Venemaa jaoks hästi. Need 600 rünnakut suudeti tõrjuda sama edukalt, nagu Ukraina on suutnud viimase 6 kuu jooksul, mida ISV kajastab, ja Venemaa kaotused olid tohutud. Putin suunas nendele rünnakutele 10 000 sõdureid ning nende 4 päeva jooksul sai Venemaa Sirski sõnul 6090 kaotust. Võttes arvesse kogu nädalat kuni 23. märtsini, kaotas Venemaa 8710 jalaväelast praktiliselt ilma igasuguse eduta. Tänu Ukraina vägede professionaalsetele ja koordineeritud tegevustele on vaenlase pealetungioperatsioonid mitmel rindel peatatud, teatas Sirski tol ajal.
RBC Ukraini raport toob esile, kui ebarealistlikuks on Venemaa eesmärgid muutunud, kuna nende pealetungid on takerdunud ja edusamme tehakse üha vähem. Väljaanne märgib, et Donetski kindlusvöönd, kuhu kuuluvad ka võtmelinnad Slovjansk ja Kramatorsk, peaks olema Kremli huviorbiidis. Nendesse linnadesse jõudmiseks peab Venemaa hõivama veel ühe osa kindlusvööndist, Konstantinivka. Putin on seadnud Venemaa vägedele selle ülesande täitmiseks tähtajaks 25. aprilli ning ta ütleb, et kogu Donetsk peaks olema Venemaa käes hiljemalt 2026 aastaks. Need on täiesti absurdsed nõudmised. Venemaal kulus 21 kuud, et saavutada mingigi läbimurre Donetski linnas Pokrovskis ja seejärel veel mitu kuud, enne kui nad said õigustatult väita, et on linna vallutanud. Pokrovski linn on väiksem kui paljud kindlusvööndi suuremad linnad, kuid Putin näib arvavat, et vöönd langeb järgmise 9 kuu jooksul. Kuidas? Venemaa liigub edasi aeglasemalt kui aasta tagasi, kuid Putin arvab kuidagi, et asjad hakkavad imekombel kiirenema, isegi kui tema armee kaotab rohkem sõdureid kui ühelgi teisel hetkel 2026 aastal. Kui siin on mingitki loogikat, siis meie seda ei leia. Me näeme meeleheitlikke nõudmisi Venemaa presidendilt, kes teab, et väidetavalt vältimatu Ukraina kokkuvarisemine on kaugel sellest reaalsusest, mida lahinguväljal näidatakse. Edenemine on nende nõudmiste jaoks liiga aeglane. See on kindlasti liiga aeglane nende tähtaegade jaoks, mille Putin on oma vägedele seadnud. Nagu ISW ütleb, näitavad lahinguvälja reaalsused 2026 aasta märtsi lõpu seisuga, et märkimisväärsed Vene vägede edusammud, rääkimata täielikust võidust, ei ole ei peatse ega vältimatu. Aga just siin peitubki Putini jaoks tõeline probleem. Kuna tema väed on kogu Ukrainas aeglustunud teokiiruseni, peavad nad samal ajal leppima ka tõsiasjaga, et nad on kaotanud territooriumi ühes lahinguvälja võtmeosas. Ukraina lõunaosas, kus Venemaa veetis suure osa 2025 aasta lõpust territooriumi hõivates, eesmärgiga luua puhvertsoon, et kaitsta oma pealetungi Donetskis 2026 aastal, on Venemaa hakanud maad kaotama. 31. märtsil avaldas Serski, et Ukraina edukas lõunaoffensiiv on Venemaa kevadised plaanid segi paisanud. Me näeme seda praegu aeglases edenemises ja tohututes kaotustes. Ukraina on seni suutnud Oleksandrivka sektoris vabastada 480 ruutkilomeetrit ehk umbes 185 ruutmiili territooriumi ning võib-olla tuleb veelgi juurde. See, mida me siin näeme, on veelgi rohkem Vene kaotusi, mis lisanduvad nendele, mida Venemaa on viimastel kuudel juba kogenud. Need viimased edusammud ületavad näitajaid, mida nähti Dobropilia vastupealetungi ajal, kus UNN andmetel suutis Ukraina Venemaalt tagasi võtta umbes 430 ruutkilomeetrit ehk umbes 166 ruutmiili territooriumi. Ja Kupianskis, mille Venemaa väitis end olevat vallutanud. 2025 aasta lõpus on toimunud täielik pööre, mis tähendab veel vähemalt 183 ruutkilomeetrit ehk 70,65 ruutmiili territooriumi vabastamist. See on Venemaa jaoks surmav kombinatsioon. Venemaa saab enda kontrolli alla vähem territooriumi kui aasta tagasi ning seda probleemi süvendab asjaolu, et Ukraina vabastab territooriumi ja mitte lihtsalt suvalist territooriumi. Need on olulised asulad ja maa-alad, mille Ukraina on tagasi vallutanud. Territooriumid, mille hõivamiseks kulutas Venemaa algselt tohutult aega ja inimjõudu. See tähendab, et Venemaa peab nüüd raiskama veelgi rohkem oma ressursse, püüdes asjatult tagasi vallutada territooriumi, mida ta arvas end kindlalt hoidvat. Putin saadab idapõhirindelt veelgi rohkem reservid, mis aeglustab seal juba niigi takerdunud pealetunge, mis tähendab, et vallutatakse veelgi vähem territooriumi. Nüüd on tekkinud Venemaa läbikukkumiste tsükkel, kuna Putini väed on hajutatud, samal ajal kui Ukraina jätkab lahinguväljal hoogu kogumist. Selline näeb välja Ukraina vältimatu kokkuvarisemine, Putin. Kui see nii on, tahab Ukraina kindlasti veelgi rohkem sama. Tuleme tagasi nende Kremli ambitsioonikate eesmärkide juurde, mida mainisime. Kas on mingit võimalust, et need saavutatakse? ISW eksperdid ütlevad, et ei ole. Venemaa on sunnitud pöörduma varjatud mobilisatsioonimeetmete poole lihtsalt selleks, et säilitada aeglasemat edenemist, mida me näeme, kuna üha rohkem tema sõdureid hävitatakse Ukraina kaitse poolt. Rjazanis allkirjastati 20. märtsil dekreet, mis nõuab, et ettevõtted, kus töötab 150–500 töötajat, valiksid oma töötajate seast 2–5 töötajat, kes peavad sõlmima lepingu Vene sõjaväega. See on hullumeelsus ja meeleheide, mis teevad koostööd, et sundida sõdureid väidetavalt vabatahtlikku armeesse. Ja see toimub sellepärast, et Putin teab, et Venemaa ei suuda isegi ligilähedaselt täita neid eesmärke, mille ta on oma sõduritele seadnud. Kuidas see saakski? Kreml sunnib inimesi töökohtadelt lahkuma, et nad sõtta läheksid, mis on kindel märk sellest, et vabatahtlike voog, mis on võimaldanud Venemaal Ukrainas nii kaugele jõuda, on hääbumas.
Me näeme Venemaa saavutuste kokkuvarisemist reaalajas. Küsimus on, kuidas see kõik juhtus? Just sellest me järgmisena räägimegi. Aga enne seda kiire meeldetuletus, et te vaatate saadet The Military Show. Me tuume teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui soovite olla kursis, siis kindlasti tellige meie kanal. Mis siis juhtus, et Venemaa aeglustus? Ukraina vasturünnak, millest me juba rääkisime, on mänginud suurt rolli. See sundis Venemaad suunama vägesid ümber, et tagasi võtta territooriume, mida nad arvasid enda käes olevat, ja see on loomulikult mõjutanud olukorda ka mujal rindel. Eliitvene dessantväed ja merejalaväelased saadeti märtsi alguses lõunasse, et peatada Ukraina edasitung. On selge, et neil ei õnnestunud see. Oma poolt on Ukraina korraldanud vasturünnakuid rindelõikudes, kus Vene väed on kõige nõrgemad. See sunnib Vene vägedes tegema veel uusi ümberkorraldusi, kuna sõjaväeülemad peavad suunama vägesid sinna, kus parajasti toimub järjekordne Ukraina vasturünnak. Nendel vägedel kulub kohale jõudmiseks aega, mis võimaldab vabastada rohkem territooriumi ja iga ümberpaigutus rikub Venemaa plaane kogu rinde ulatuses. See on taaskord tsükkel. Ja seni, kuni Ukraina sellega jätkab, pole Venemaal sellele tegelikult vastuseid. Siiski on selles Ukraina kasuks pöördunud jõudude vahekorras rohkemat kui ainult vastupealetung. Ukraina kaitsevõime areng on samuti mänginud tohutut rolli selles, mida me praegu lahinguväljal näeme. Ja me ei pea silmas FPV-droonide arvu kasvu tapatsoonides, mis juba niigi Putini vägesid hävitasid. Need tsoonid on rindejoonel kolmekordistunud, sest Ukraina on välja arendanud ja kasutab nüüd keskmaa droone, et hävitada Venemaa tagalat okupeeritud aladel. IS-Tublagvu kajastas seda 15. märtsi postituses, kus märgiti järgmist. Ukraina väed on hoogustamas oma keskmaa rünnakute kampaaniat, suurendades oma võimet takistada Venemaa raketirünnakuid, nõrgestada Vene õhutõrjet ja häirida pealetungi operatsioone enne eeldatavat Venemaa 2026 aasta kevad-suve pealetungi. Teised väljaanded, sealhulgas Pravda ja Kiev Independent, on teatanud, et Ukraina jaoks on Vene õhutõrje hävitamine muutunud 2026 aastal oluliseks mustriks. Keskmaa droonid suudavad lennata peaaegu 3 korda kaugemale kui relvad nagu HIMARS raketid, mida Ukraina on varem kasutanud Vene sihtmärkide ründamiseks okupeeritud aladel. Nüüd liituvad nende rakettidega droonid, mis purustavad Vene õhutõrje ning loovad seejärel Ukrainale turvalised õhukoridorid, mida saab ära kasutada. Kasutada samu droone, et hävitada vägede koondumisi, juhtimis- ja kontrollpunkte, droonide juhtimiskeskusi ning kõike muud, mida Venemaa tagalas kasutab oma vägede toetamiseks rindel. See on süstemaatiline hävitustöö Putini kogutud võitlusjõu vastu ning see aeglustab Venemaad. See peabki nii olema. Loogika on siin väga lihtne. Kui üks Ukraina keskmaa droonidest tabab Vene laskemoonaladu, siis seda laskemoona ei saa anda sõduritele, kelle ülesandeks on rünnata positsioone rindel. Mis edasi saab? Need sõdurid, kellel pole laskemoona, saavad ikkagi käsu edasi liikuda ja Ukraina droonid hävitavad nad juba enne, kui nad jõuavad mingitki edu saavutada. Kui Venemaa õhutõrjevõrk Ukraina sees laguneb, muutuvad need rünnakud tagalasse järjest intensiivsemaks. Ja neid saadavad süvalöögid Venemaa territooriumile, mida oleme näinud juba üle aasta ning mille eesmärk on sama, halvata Venemaa sõjaväge seestpoolt, nagu teevad ka keskmaa droonid. Ukraina tõi märtsis täiusliku näite, korraldades lakkamatu rünnaku Venemaa Läänemere sadamate vastu. Rünnakud nende sadamate vastu on viinud Venemaa toornafta ekspordivõimsusest 40% rivist välja, teatas Kyiv Post 1. aprillil. See tähendab, et Venemaa ei suuda müüa naftat ja kütust ajal, mil hinnad on kõrgeimad pärast Covidi aega, kuna Iraan on blokeerinud Hormuzi väina. Vähem müüki tähendab vähem raha, mis jõuab Venemaale Kremlile rünnakute jaoks. Ja kui Putin ei saa seda naftatulu, ei saa ta kulutada raha rohkem sõjatehnika tootmiseks ja nende sõdurite palkamiseks, keda Venemaa vajab, et Ukrainas edu saavutada. Sa näed, kuidas see kõik on Venemaa jaoks kokku toonud õudusunenäolise olukorra. Ukraina on saavutanud lahinguväljal edu oma sihtmärke hoolikalt valides, samal ajal kui Venemaa lähenemine pole muutunud. Ikka kasutatakse Putini algusest peale rakendatud strateegiat, kus visatakse Ukraina vastu lihtsalt kahuriliha. Targad vasturünnakud Ukraina lõunaosas on häirinud Venemaa pealetungi idas. Keskmaa droonid hävitavad idas sõjalisi sõlmpunkte, põhjustades veelgi rohkem segadust. Ja Venemaal endal ründab Ukraina naftarajatisi ja muid sõjalisi sihtmärke, korraldades rünnakuid, mis panevad pidevalt kaikaid Venemaa sõjamasina rataste vahele. See on koordineeritud, läbimõeldud. See on Ukraina oma parimas vormis ning see paneb Putini väga meeleheitlikult kinni hoidma narratiivist, et Venemaa võit on vältimatu. Oleme sellest meeleheitest juba rääkinud ning hakkame nägema selle ilmseid märke nõudmistes, mida Putin Ukrainale esitab, kui Venemaa juht surub peale rahuversiooni, mida tema väed lahinguväljal saavutada ei suuda.
31 märtsil avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Venemaa on nõudnud, et Ukraina taanduks kogu Donbassi piirkonnast järgmise 2 kuu jooksul. Seega siis mai lõpp ja juhuslikult on Donbass see idapiirkond, mis on Venemaa kevadründe keskmes, kindluste vöökodu ning koht, kus Venemaa edusammud on aeglustunud. Päev pärast selle uudise avalikustamist teatas Kiev Independent, et Vladimir Putin läks veelgi kaugemale. 1. aprillil väitis Vladimir Putini lemmikhääletoru Dmitri Peskov, mis puudutab 2 kuud, siis see pole siin oluline. Volodõmõr Zelenskõi peab juba täna tegema otsuse Ukraina vägede tagasitõmbamiseks Donbassi halduspiiridest väljapoole. Seda on korduvalt öeldud ja teoreetiliselt oleks Zelenskõi pidanud selle otsuse tegema juba eile. Ta peab võtma vastutuse ja tegema selle raske otsuse. See on Vladimir Putini surve, mida avaldatakse Ukrainale. Aga see ei ole selline surve, mis paneks Ukraina alla andma. Kiiev on korduvalt öelnud, et ei kavatsegi kaaluda Donbassi loovutamist rahulepingu osana. Venemaa teab seda, kuid esitab nüüd uued nõudmised, sest teab, et tema edasitungi aeglane tempo viimase 6 kuu jooksul ei ole kaugeltki piisav, et saavutada oma eesmärk vallutada Donetsk, mis omakorda tähendaks Donbassi langemist. 2026 aasta lõpuks. Jällegi, see on Putini katse näidata jõudu ajal, mil initsiatiiv on Ukraina poolel. Ukraina lõunaosas vabastatakse territooriumi ja Venemaa kevadrünnak on alanud kõige halvema stsenaariumi järgi. Ukrainal ei ole mingit põhjust nendele meeleheitlikele nõudmistele järele anda. Kiievi majanduskooli president Timofei Milovanov avaldas 31 märtsil, et märts 2026 kujuneb tõenäoliselt rekordiliseks kuuks Venemaa kaotuste osas, kuna kaotuste arv ületab taas 30 000 piiri. Rindejoonel kajastub Putini meeleheide leida kokkulepe, mis varjaks Venemaa kehva olukorda, ka nende sõdurite meeleheites, keda Venemaa rindele saadab. 30. märtsi United 44 meediaraportist selgub, et üha rohkem Vene sõdureid võtab endalt elu, selle asemel, et seista silmitsi hirmuäratavate drooniparvedega, mida Ukraina on oma tapatsoonidesse paigutanud. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov ütleb, et Ukraina väed saavad nii palju videomaterjali nende enesetappude kohta, et nad võivad järeldada, need on Vene reaväelaste seas igapäevased juhtumid. Vene sõdurid võtavad tavaliselt endalt elu, kui nad on saanud haavata või kui Ukraina droonid on nad ümber piiranud. Ja see on sellepärast, et Venemaa propaganda ütleb neile, et parem on kohe surra, kui sattuda Ukraina vangistusse. Valed otsa. Sellel kogu sissetung Ukrainasse põhinebki. Putini sõdurid saavad nüüd kätte selle reaalsuse, mida nende juht on püüdnud nende eest varjata. Kevadine pealetung, mis pidi tooma kaasa Ukraina lõpu, on juba läbi kukkumas. Tuhanded ja tuhanded Vene sõdurid hukkuvad Ukraina kaitse tõttu ning paljud võtavad endalt elu enne, kui neil on võimalus surra lahingus. Kremli seatud eesmärgid on võimatud ning neid ei saavutata selle edenemistempo juures, mida oleme Venemaalt viimase 6 kuu jooksul näinud. Mis puudutab Ukrainat, siis see on vasturünnakul. Ukraina nõrgestab Vene tagalat. Kõik märgid viitavad nii suurele jõudude vahekorra muutusele, et Ukraina on sõja võitmisele lähemal kui Venemaa ükskõik millise Putini plaani elluviimisele. Venemaa narratiiv on kogu värisenud. Ukraina liigub edasi, samal ajal kui Venemaa aeglustub. Ja Balti piirkonnas põlevad naftaterminalid. Me käsitlesime varem põgusalt Ukraina kauglööke Balti piirkonnas ja need on laastavad. Terved Vene sadamad on Ukraina droonide korduvate rünnakute tõttu hävitatud ja sa saad teada, kuidas Ukraina seda tegi ja miks see oluline on, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, et olla kursis meie kajastustega Ukraina sõja viimastest arengutest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!